tere pererahvas! Tere tulemast meie teise hooaega Tervelt segane podcast, mis on siis minu ja Health-kliiniku kõige lahedam podcast ever. Ja me alustame esimest hooaega Everpoomiga. Seega naudi ja enne kui alustame, ma tahaks tänada Ultimate Beauty't ning Nordic hambakliinikut, kes on meie sponsorid. Nii et külastage neid ja kuulake meie saadet. Tere tulemast minu podcasti, milleks on Tervelt segane. Me alustame uue hooajaga, mis on väga crazy, kodukootud. Ja minu esimeseks vestluspartneriks on Everpoom. Ja ma saan öelda, et ma olen fänn. Ma olen sinu fänn ka, nii et... Aga, ja me just enne kaamera väliselt rääkisime sellest, et kus me üksteist teame. Ja siis võime välja selle, et minu elu üks tipphetki oli see, kui ma olin Everpoomi videos, kus ta narris mind. See oli kõik hea. Et ma olin Germani muusikavideos ja siis sa tegid seal mind vahvalt järgi, kuidas ma mängisin. Ikooniline, et see on nagu ajalooline hetk. Sest nagu, mina ei võtnudki seda kordagi pahaga, sest see kõik oli haigelt naljakas, sest tegelikult see video nagu möll seal oli koha peal ka siuke, et kõik tegid midagi tuusa ja ma olin lihtsalt mingi, ma ei ole nõus seda tegema. Ma ei taha seda teha. Ja siis see oli kõige nagu parem variant nendest, mis seal oli. Ja siis ma mängin trummi, aga siis see tundus ka nii imelik. Ma olin mingi, et ma loodan, et see on ainult mingi paar sekundit. Aga nagu näha, siis sellest minust sai staar, et ma sain YouTube'i. Aga räägimegi võib-olla kohe, tegelikult või äkki sa tutvustad ennast. Kes sa oled, kus sa tuled, mis on su lemmikvärv? Kes ma olen, kus ma tulen? Ma vaatasin su neid teisi episoode ka ja siis, kui sa küsisid inimestelt, siis ma mõtlesin appi, ma pean ka vastama sellele, see on alati nii raske. Kes ma olen? Ma olen ikoonstar, bravuuritar ja glamuuritar. Ma ei tea, mind kutsutakse kogu aeg YouTuberiks, ma vist nagu kutsun ennast ka YouTuberiks, I guess, aga nagu nüüd ma pole juba üle 1,5 aasta ühtegi YouTube videot postitanud on, ma ei tea, kui õige see on, aga jaa. Aga sa pead TikToker või? No jaa, ma olen aktiivne TikTokis, jah. Võib-olla nagu sisulooja siis. Jah, sest need on kuidagi nagu, ma ei tea, tunduvad kuidagi minu enda jaoks vähemalt siuksed nagu veits nõmedad tiitlid või ma kunagi ei taha öelda, et ma olen influencer. Ja ma pigem ütlen, ma olen kirjanik ja nagu tervisentusiast. Ja mulle hästi nagu alguses ka, kui ma nagu inimesed, ma ei tea, kogusin tuntust nii veeder siis mul oli ka nagu veider öelda, et ma olen YouTuber või nagu, ma ei tea, kas oli kuidagi endal mingisugune... Jah, et sa ei oska midagi päriselt siis teha ja et sa ei käi tööl. Ma olin ka mingi, I'm a comedian, aga kui ma mingi välismaal olin, see on nagu okei. Aga kust üldse sai alguse nagu su fenomenaalsed YouTube'i videod? Et esiteks osad on sul nagu mingi konkreetselt 2 aastat pikad nagu, et on tehtud väga kaua, sest sa lihtsalt lambist ei tee. Aga kõik ootavad neid nagu kinofilmiteoseid nagu. See on nüüd haivid nüüd üles liiga tugevalt. Aga kus see kõik algas nagu, ma ei tea, ma olen alati tahtnud nagu olla YouTuber nii-öelda. Just rääkisin, kuidas ma ei taha olla YouTuber. Aga ma alati nagu väiksena, mulle nii meeldis, nagu ma tahtsin olla YouTuber, enne kui ma teadsin, et sellega saab üldse raha teenida. Siis kui ma sain teada, et mu lemmik YouTuberid teenivad rahaga sellega, ma olin mingi wow, see oli lihtsalt mind blown. Ja ma lihtsalt arvasin, et see on lahe. Ja siis ma proovisin, ma tegin inglise keeles vahepeal, ma tegin eesti keeles mingid erinevad contenti. Ja siis mul tuli see üks idee nagu sellest, ma nägin mu vana, ma vaatas ringvaadet ja seal oli see Lenny Kravitsi Mai Pallingu mingi intervjuu. Ja siis ma mõtlesin, see on väga nagu naljakas, et sellest võiks võib-olla video teha. Ja mingi 5 aastat, seal oli mingi 2000 vaatamist või midagi ja siis mu sõber saatis Kroonikale vihja, sest oli nagu mingi appi, see on nii naljakas. Ja siis sealt see kuidagi läks nagu see... Palju sul on vaatamisi? Nagu kokku või? No jah, et palju tavaliselt nendel videotel on? No kõige rohkem vist on mingi üle 200,000 ühel või midagi, aga nagu viimastel videodel ei ole nii hullud. Viimasel videol on võib-olla 70,000 või midagi sellist.
jah. mis on ikkagi tegelikult päris palju, sest need on pikemad videod ka, et see ei ole nagu nii-öelda, ma ei tea, et noh, TikTokis ongi lihtne, et lihtsam ütleks mina tegelikult saada vaatamisi, sest see on nagu mingi ahahaa, saadad edasi, ahahaa. Aga et nagu nii-öelda YouTube'is on veits, et mina näiteks ei viitsi üldse YouTube'i vaadata. See on liiga pikad videod minu jaoks. Ja mul ei ole seda harjumust ka üldse, et ma ei ole kunagi vaadanudki tegelikult sealt videoid, et ma olen muusikat YouTube'is kuulanud, et ma ei teadnud, et seal saab üldse midagi vaadata veel nagu. Ja no YouTube ongi kaotamas natuke enda seda võlu, et kunagi seal oli niisugused nagu hiilgeajad või ma ei tea. Jah, et sealt saigi nagu, põhimõtteliselt vaadati ju nagu nii-öelda Netflixi praegusel hetkel, et sa vaatad sealt, keegi teeb sul nagu mingi ma ei tea, 20-minutilise vlogi ja sa oled nagu mingi, wow, ma võtan selle hetke ja nagu nii-öelda vaatan. Et või leiadki kellegi, siis vaatad kõik ta nagu nii-öelda videod ära et selles mõttes... Ja paned nagu taustale käima ja siis toimetad, praegu paned mingi seriaali. Aga kus sul nagu need ideed sünnivad või isegi, mina võib-olla küsiks seda, et kust tuleb see nagu julgus, nagu ma tahaks ise nii-öelda filtriteta nagu nalju teha, aga ma vahepeal tunnen, et ma ei julge, sest nagu Eesti rahvas on väga karm ja tunnevad ennast väga nagu nii-öelda kõigest offended. Et see on huvitav, et nagu just kellegagi rääkisin ka sellest, et nagu ma päriselus võib-olla mõned inimesed on nagu üllatunud, et ma päriselus ei ole nii nagu pöörane või nii nagu üle võlli või ja siis nagu, et kuidas ma olen julge nagu seal videotes, aga siis võib-olla päriselus ma nagu ei ole selline. No ma olen ikka selline, aga ühesõnaga. Aga ma ei tea, nende YouTube'i videotega mul ei ole kunagi olnud nagu seda hirmu, et nagu ma ei tea, kui mu mõttelõng praegu käega kadus. Aga ma ei tea, kuidagi ma lihtsalt teen seda, mis ma arvan, et on naljakas. Et sealt ei ole kunagi olnud sükest mingit hirmu, aga ja seal on natuke teistmoodi ka minu meelest, et ma ise tunnen ka seda, et mina ja kaamera nagu oleme lihtsalt mingi tühjas toas, ma võingi seal teha ükskõik mida nagu, et ma ei saa tegelikult seda otsest tagasisidet, et keegi nagu mingi buu, et see on nagu pigem, et mina arvan, et ma olen väga naljakas ja et kui ma neid videoid teen, siis ma mingi nii hea pull, et nagu ja sa paned selle üles ja siis keegi naerab veel, siis oledki mingi haige, rahvale meeldib ka ja siis nagu tegelikult tuleb ka see enesekindlus sealt No nende esimeste videotega ma olingi nagu, et ei, need on nii mingi pasad, kedagi ei huvita, mida nagu kõik see. Ja siis inimesed hakkasid vaatama ja neile meeldis ja ma tegin veel ja neile meeldis jälle, ma olen lihtsalt mingi tähesti mingi ise nagu üldse, ma olen hästi nagu enesekriitiline selles mõttes. Et aga kindlasti sealt tuli ka siuke nagu enesekindlus, et okei, võib-olla tõesti ma teen midagi, mis on nagu huvitav ja inimestele meeldib ja nii edasi. Et meil pole olnud nagu nii-öelda tegelikult, meil ei ole isegi, ma ütleks, et nii avatud inimest, kes teeb nagu nii-öelda nalju nagu kõikide asjade üle. Et esiteks mingi poliitika ja kõik nagu nii-öelda sinna juurde nagu nii-öelda kuuluv ja ka tegelikult enda osas. Et tavaliselt pigem võib-olla nagu nii-öelda üritatakse ennast näidata kogu aeg nagu nii-öelda väga heas küljest või siis ongi teisi maha tegev. Aga ma ütleks, et sinu videod ei ole nagu nii-öelda kurjast. Et nad ei ole nagu see, et sa vaatad ja oled nagu mingi ahaha, et nagu, et me isendame nagu, kedagi. Jah, ma kunagi ei taha nagu olla siuke full on hater või nagu, siuke, ma ei taha kunagi nagu vihasest kohast tulla või ma ei oska öelda, nagu ma proovin alati nagu naljaga läheneda asjadele. Mis nagu nii-öelda tegelikult ka mul on öeldud, on see, et ma ei lähe nagu mingite draamadega kaasa või et ma kunagi ei avalda nagu nii-öelda arvamust või nagu mingites nagu nii-öelda poppidel teemadel onju, et sa ei vali mingit pooli või ei too sellele lisa nagu nii-öelda tähelepanu ja ajadki nagu nii-öelda enda asja onju. Ja minu meelest nagu nalja tegemine on ikkagi suht suur kunst, et seda teha nagu heas kohast, et mitte kedagi nagu nii, et keegi nagu haiget ei saaks. Aga ma arvan, et see tuleb väga palju tegelikult nagu enda kogemustest ja oma mingitest, ma ei tea, lapsepõlvest ja nagu mis kogemused on sul üldse.
et mind on väga palju narritud, siis ma ei tee mitte kunagi ise seda, et mul on nüüd mingi platvorm, mis ma hakkan sealt nagu mingi Maria Rämetown nagu mingi kole kleit ja et hakkame kõik nagu nii-öelda, et isegi kui ma panen mingi asja üles, et keegi mulle väga halvasti nagu öelnud, ma võtan alati nime ära ja ma lihtsalt jagan seda, et sotsmeedias on tegelikult vahepeal keeruline olla, sest inimesed arvavad, et nad võivad sulle kõik öelda. Et kuigi mulle isiklikult tuleb suht vähe nagu negatiivset tagasisidet, aga kui tuleb, siis ma olengi mingi appi. Kas sulle kirjutatakse nagu otsega enda mingi nime alt mingit heiti vahepeal või? Ei, tavaliselt on ikkagi tehtud selle jaoks nagu varikonto, et mis on nagu niimoodi eraldi keegi on võtnud. Mingi sa ei meeldi mulle, aga ma ei taha seda oma nimega öelda. Et mis on nagu nii-öelda jälle kena effort, aga tavaliselt on ikkagi nagu kõik need ajakirjanduse kommentaariumid, need on need, mis on väga nagu nii-öelda, kunagi oli lihtsalt see, et ma olen kogu aeg nagu nii-öelda, mul isegi meeld selle sõna, et ma ütleks ikkagi, et ma olen ülekaaluline ja nagu kõik käis selle ümber. Aga et nagu tänaseks päevaks nüüd nagu kõik lihtsalt narjavad mu tatoveeringuid. Okei, nii veeda. Ja siis ma mingi okei, et mul nagu selle vastu ei ole midagi, et mulle need meeldivad. Et ma ei võta nagu nii-öelda mega kreisilt seda nagu nii-öelda. Kus need kommentaariumid on ka nagu väga nalja, kui minu kohta ka mingid artiklid alt, siis need on nagu naljakas on lugeda neid. Jah, aga kas sa... Väga kreatiivsed nagu solvangud on inimestel. Aga see ongi see, et kui sa võtad seda nagu heas kohast, siis sa vaatadki nagu mingi vau, et mina nagu, ma ei tea, TikTokis näiteks ma tegin, mina ise ei postita tegelikult üldse videoid ja siis ma tegin mingit kolläbi ja siis ma vaatasin seal enda videol kommentaare, ma vaatasin, oh my god, et mega palju kommentaare, siis ma läksin mingi, okei, TikTok on väga minu meeles siuke koht, kus ikka nagu, seal pigem öeldakse halvasti kui hästi. Ja siis ma läksin lugema ja siis ma olin mingi, oh my god, kõik on positiivsed. Ja ma olin mingi, appi, ma olen vaatan teisi videoid ka. Ja siis mingi mees kirjutas, et nõrk, aga ilus vaadata. Ja ma olin mingi, oh my god, I take it. Et nagu, et keegi ei ole mul halvasti TikTokis, et nagu ma võin veel siia videoid panna. Sa võid hakkama postitama TikTokeris hakkama. Ma olen mõelnud selle peale, et nagu mulle sobiks ja siis mulle meeldib väga teha rumalaid nalja. Aga ma natuke kardan, et see ei sobi mu nagu tööga kokku, et inimesed võib-olla võtavad arvamuse, et ma ei ole pädev nagu nii-öelda nõustajana, kui ma olen täpselt nii crazy, kui ma tahaks nagu olla. Viimane kord, kui me rääksime, see oli mingil üritusel, siis sa rääkisid ka, et sa oled nõustaja kuskil koolis. Oled ikka seal? Koolist ma olen nüüd ära tulnud, aga et ma teen tervisenõustamist ja kogemusnõustamist. Aga jah, jällegi nagu tundub, et inimestele meeldib ka see, tegelikult saame siit uue teema võtta, aga et inimestele meeldib see, kui sa jagad, et sul on keeruline ja et see, või et üldse, et nad saavad suga samastuda ja mul on praegu hästi palju nagu ATH nõustamisi, et kui ma räägin sellest, et nagu ma ei saa ka hakkama igapäevaselt nagu, või hakkama saame ikka, aga et nagu, et raske on ja ma olen enda jaoks nagu ka kurnav tegelikult, et kõik need emotsioonid ja nagu see, et sa ei saa vahepeal mitte midagi aru ja kõik on kaoses. Et vahepeal on see ülestimulatsioon nii nagu raske, et ei tulegi nagu toime ja tahadki lihtsalt kapselduda ja nagu nii-öelda koopus olla. Et siis see on nagu okei, et inimesed näevad nagu mingi et me tegelikult ei ole ju keegi nagu nii-öelda ideaalne, et kõigil on omad asjad, millega me nagu nii-öelda tegeleme. Ja no mul on endal nii, sama enne kui ma siia tulin, ma mõtlesin ka, et kas ma nagu olen täiesti aus või nagu, endale ka mingid raskused, aga vahepeal on see, et nagu mul on tunne, et ma ei taha nagu, mida ma ikka nagu vingun või siuke tunne, aga ja, kui ma saan, nagu ma enne mainisin ka, et nagu ma ju samastun ka teiste sisuloojate või inimestega nagu nende isikliku kogemuse koha pealt, kui nad on nagu vulnerable ja räägivad ausalt. Ja mina üldse saingi sellest, ma olen väga avatud ju oma nagu nii-öelda vaimse tervise osas ja üldse nagu kogu see mingi kaalulangetusteekond, et kuna inimesed hakkasid mulle lambis kirjutama umbes mingi aitäh, et jagad, et sul umbes mingi, ma ei tea, raha isegi otsas. Ja sa oled nagu mingi
kohta isegi raha otsas. jah, et nagu kuu lõpus panin umbes nagu mingi, et tulge, ma ei tea, sööma, et andke mulle tippi, et ma tahaks ka endale, ma ei tea, vetsupaberit osta, onju. Et siis inimesed olid nagu mingi, et keegi jagab mingeid päris asju. Et nagu, hästi palju on tegelikult suund muutunud ka, ma arvan, sotsmeedias, et me tahamegi rohkem näha nagu päris asju, et me enam ei taha seda mingit töödeldud ja ainult ilusat asja näha. Ja ma arvan, et väga palju on igasuguseid nii-öelda vaimse tervise muresid ka, või siis me saame nii vanaks, et meil hakkavad päriselt lugema nüüd nagu need teemad, onju. Et aga üldse nii-öelda, kui me räägimegi sotsmeediast või nagu nii-öelda üldse avaliku elu tegelane, et siis kuidas see sind üldse nagu nii-öelda mõjutanud on? No alguses oli väga siuke veider ja mul on olnud nagu mingid perioodid ka, kus on nagu pigem keeruline, et vahepeal siiamaani tunnen, et ma ei ole võib-olla see inimene, kes on loodud nagu avaliku elu tegelaseks. Et nagu see kuidagi juhtus, ma lihtsalt tegin YouTube'i, mis mulle väga meeldis ja siis see kuidagi nagu juhtus, et nagu ma ei tea, siiamaani vahepeal ma mõtlen nagu, et ma ei tea, tahaks nagu ära kaduda või nagu ja vahepeal ma kaongi ära lihtsalt mingi kuudeks ja ma ei postita mitte midagi. Nii et ja nagu see on siuke veider asi on ja olla nagu mingi tuntud inimene. Ja. Aga mis selle juures on nagu nii-öelda see, miks sa tahad üldse ära kaduda? See on hea küsimus. Võib-olla ma ei olegi nagu endale seda liiga lahti nagu töödelnud, aga ma ei tea, võib-olla kui mul on endal nagu vaimselt raskem, siis ma ei taha nagu olla kuidagi perceived on inglise keeles sõna, ma ei tea nagu, et jah, nagu mingi inimeste ees või ma ei tea. Siuke, jah. Aga võib-olla ma peakski rohkem jagama neid asju. Aga mul on endal see asi ka, et nagu ma ei tea, ma olen ilge nagu mingi koonstar, bravuuritar, glamuuritar nagu mingi YouTube'is mingi diiva on ja siis tegelikult ma tulen ja räägin, kuidas mul on mingi ärevus ja mingi depressiooni, et see on siuke, ma ei tea, natuke siuke tunne, et mingi, et 2 erinevat mingit poolt minust, mis on võib-olla nagu vastuolus. Ja nagu ma ei tea, võib-olla see nagu rikub mingi illusiooniga ära minu vaatajatele, et nagu tegelikult mul on nagu mingi struggle'id ka selles osas, et ma ei ole kogu aeg nii enesekindel ja nagu, Jah, kuigi nagu, kuna ma võib-olla olen väga vaimse tervise valdkonnas ka, et minu jaoks see just näitab ka tugevust või nagu ka seda, et ausust või et me väga palju etendame mingit rolli. Ja et kui mina olin nagu kõige sügavamas depressioonis, mitte keegi ei saanud aru sellest. Et ma olin täiesti nagu, olingi suitsiidne ja ikka mu kõige lähedasemad inimesed ei saanud ka midagi aru. Ja ma olin, kõik kirjutasid mulle, et ma olen päike ja ma olen mingi kõige rõõmsam inimene, keda nad kunagi näinud on. Et ja kui sa tuled nagu, ja kui ma jagasin seda, et mul on väga raske ja ma mingi, ma ei tea, vihkan ennast ja ma nutan iga päev ja siis inimesed olidki täiesti šokeeritud, aga nagu tänu sellele ma sain seda toetust kuidagi veel rohkem nagu. Et, ja minu meelest kuidagi nagu, et see ei võtnud nagu nii-öelda mind kuidagi nagu ei teinud väiksemaks, aga ma arvan, et ka minul nagu nii-öelda siiamaani, et ma ütleks, et depressioon on siuke asi, mis ta ikkagi nagu hiilib uuesti tagasi. Ta tahab kogu aeg tulla nagu mingi tšää. Ja nagu vahepeal on paremad ajad ja siis on jälle halvemad. Nagu ma olen mõeld ka, et võib-olla mul on mingi bipolaarsus nagu mingi kahtlus või kahtlustan ise endal seda, et vahepeal on mega hea ja siis nagu läheb jälle nagu väga alla. Aga samas nagu nagu sa ütlesid, et see ongi nagu võib-olla sellest ongi nagu normaalne. Ma ei tea, kas on just normaalne. Jah, kõigil ei ole nii. Aga selles mõttes, et sõna normaalne, ma ütleks, et mis asi üldse normaalne on, on ju. Aga et see võib-olla ei ole lihtsalt tavaline. Aga kas oled üldse kunagi nagu nii-öelda tegelenud vaimse tervisega? Enda vaimse tervisega? No eks ma proovin. Et kas sa oled käinud nagu psühholoogi juures või nagu mingites teraapiates või kuidas sa hoolitsed sellest? Ma olen käinud, ma ei ole leidnud veel siukest nagu psühholoogi, kes mulle toimib nagu hästi, aga samas ma ei tea, kui ma olen rääkinud inimestega, kes käivad teraapias, nad nagu on ka öelda, et see ei olegi siuke, et sa leiad mingi ideaalse inimese, kes nagu siin mingi terveks teeb või midagi. Aga ja ma olen käinud teraapias
psühhiaatri juures, mul on ka ATH ma ei ole seda varem vist maininud kuskil, aga ja, et ma olen ATH-ga tegelenud ja nagu depressiooniga ja nii. Olen võtnud ravimeid ja asju, aga kuidas sul on nendega lood? No ma võtsin vahepeal, ma ei teagi, kas ma tahan rääkida aga see on nagu jaa. Ei, ma mõtlen, et minu jaoks hästi põnev lihtsalt, sest mina ma just proovisin uuesti ravimeid ja mulle ei sobi. ATH-ravimid siis? Mulle ei meeldi, kuidas ma ennast tunnen, milliseks ma nagu nii-öelda muutun. See on mingi seks. Milliseks ma muutun. Et ja neid kogemusi ongi lihtsalt nii palju ja nagu et isegi mina, kes ma olen nagu nii-öelda nõustaja või ma võiksin sellest väga palju teada ja ma mingil määral ka tean, ka minu jaoks on see keeruline siiamaani. Et kas võtta rohtu, mitte võtta, miks ma üldse, minu jaoks tekib vahepeal küsimus, et miks ma üldse tahan rohtu võtta. No minu puhul on see ka, et ja täpselt rohtudega ma muutun nagu veits ükseks nagu autistiks või nagu mul on sotsiaalselt, mul on kohe nagu mingi ärevus. No mul niikuinii on siuke mingi sotsiaalse ärevuse kalduvus, aga ma tean, et hommikul ma näiteks võtan ravimit, siis ma tean, et õhtul ma ei saa mingile üritusele minna, kus on inimesed või niimoodi. Või nagu, ja see teeb hästi nagu sotsiaalselt veidraks ja nagu üldse ärevaks mind. Et mu psühhiaater oli ka üllatunud, kui ma ütlesin talle, et see tekitab mulle ülipalju ärevust nagu üldiselt. Aga ja ma mõtlesin sama, et miks ma üldse tahan ravimeid võtta ja ma sain aru, et ma tahan siis või nagu ma pean siis võtma, kui ma pean näiteks mingile meilile vastama või ma pean nagu olema arvuti taga ja nagu tegema midagi. Ja, minul on selles osas nagu nii-öelda sarnane. Ma olen proovinud nagu mitut erinevat rohtu nüüd. Ja kui esimene tekitaski minus väga, mida ma üldse peidan neid nimesid, kui ma otsin kontserdot, siis et mulle ei sobinud see, alguses ma rokkisin seda mingi 7 kuud, ma jäin mingi, et mega lahe ja ma olingi tööl ja ma olin nagu, et kõik oli mega nice, aga mul oli see mahatulek oli lihtsalt väga nagu mul tekkis aina nagu nii-öelda tugevam ärevus. Kas sa võtsid nagu aina rohkem seda ravimit ka? Jah, et ma lõpuks ikkagi, et ma olin kõige kangema 54 peal. Ja siis ma võtsin seda ka kuid niimoodi, et ma olin jälle, mulle nagu meeldis, ma suutsin oma tööd teha. Kuigi ma arvasin kogu aeg seda, et umbes mingi, ma ei tea, et kui ma käisin treeneriga Spartas trennis, mul tekkis alati seal ärevus. Aga tegelikult ma sain aru, et see ei ole nagu Spartaga kuidagi seotud, vaid selles, et seal on nagu nii-öelda, see on uus keskkond nagu nii minu jaoks, et ma muidu käin kogu aeg nagu MyFitnessis, et siis, et kõik, mis on nagu nii-öelda võõrad inimesed, ma nagu nii, et minul ongi sotsiaalne ärevus väga tugev. See on nii veider jälle, kui sa ütled, et ma nagu ei eeldaks seda vaata. Ja minul on esimene reaktsioon ka, kui ma kellelegi ütlen, et mul on sotsiaalne ärevus, nad on nagu, et ma ei eeldaks seda üldse. Aga nagu sõitsin siis teise teemaga. Aga see ongi nagu tegelikult nii nagu loogiline, sest me oleme kaamera ees. Inimesed näevad meid lollitamas, itsitamas, kõik on ainult fun. Aga minu jaoks on nagu väga hirmus see, et kui ma näiteks, ma ei tea, lähen padeliüritusele, ma pean sealt uksest sisse minema. Ma ei tea, kuhu ma istun, ma ei tea, kes seal on, nad kõik vaatavad mind ja ma võin minna nagu nii, nagu mul tekib nii tugev ärevus, et ma lähen koju. Et sa ei lähegi nagu ma ei lähegi sinna sisse või et ma ootan, näiteks mul on ülitihti see, et mu sõbranna peab tulema mulle ukse peale vastu ja siis mul ei ole mitte midagi, siis ma lähen sealt sisse ja siis ma olen mingi okei, et ma nagu harjun, et aga samas, et ma käin ju esinemas, esinemisele ma lähen ka üks minut parem kohale, sest et ma ei suudaks, et ma ei läheks ärevaks. Et nagu, et sa lähed nagu vahetult enne kohale, et sul ei okei. Et ma ei hakka pabistama. Ja mingid esinemiste teema on üldse mul täiega nagu siuke, see on väga oleks nagu eneseületus, kui ma teen mingisuguse esinemise. Aga mina hakkasin ennast harjutama, et kui esimene esinemine tuli, siis ma teadsin kohe, et ma ei taha minna. Et nagu, et väga-väga hirmus. Aga nüüd ma tunnen, et kui ma saan nagu nii-öelda iseendast. Sa saad teha. Et kui ma saan nagu ainult enda mingitel teemadel rääkida, siis ma võin minna ja lobiseda. Ja mulle meeldib see, et kui kõik on võõrad inimesed. Kohe, kui ma näiteks näen, et mul, ma ei tea, keegi tuttav istub seal, siis ma hakkan nagu ketrama mingi, mis ta mõtleb. Nagu mingi, tema teab nagu mind ju nagu nii-öelda, ma ei tea,
kas või umbes mingi päris liisud, et ta teab, et ma mingi, ma ei tea, kardan või nagu mingi, et kuidas ta mind praegu vaatab, siis ma jõuan nagu nii palju umbes nagu nii-öelda mõelda, onju. Et mulle meeldib nagu teha asju nii, et nagu kõik on võõrad ja siis ma tunnen, et ma olen, ma lähen täiesti teise rolli ja ma olen nagu ise mõtlen mingi, oh my god, kui lahe ma olin. Ja siis lähed koju, oled mingi 2 päeva enam välja ei tule nagu, et kõik on täiesti mingi tühi. Ja, aga no see ongi harjutamise asi just, et peab lihtsalt nagu harjutama. Et ärevusega üldse, et või nagu paanikahood on ka ju see, et sa nagu annad oma kehale ja ajule signaali, et nagu, ma ei tea, sa ei sure ära, mitte midagi halba ei juhtu, et sa tuled sellest välja, onju, et see läheb nagu nii-öelda tegelikult kogu aeg korrutad endale ja mina räägin endaga nagu sa oled superstaar, sa ei karda midagi, see ei ole ärevus, see on põnevus, sa oled nii elevil. sa nagu gaslight'id ennast. Ja ma lihtsalt nagu kõik panen nagu positiivsesse võtmesse ja nagu ja mingi, et aga aitabki, et ma olengi nagu, et ma olen nii õnnelik, et ma saan seda teha, teised inimesed ei saa seda teha, ma olen the chosen one. Nagu mingi kogu aeg kõik nagu nii-öelda positiivsed asjad ja siis ma lähengi sinna olema, okei, see on elevus, see on hea, nagu et see on hea kõdi, mis mul sees on, ma ei hakka nutma. Ja pärast nagu ma kujutan, et iga kord on nagu hea tunnega, et sa oled ära teinud seda. Ja, et nagu jube nagu tore kergendus on see esiteks, pluss nagu, et kui inimesed jälle tulevadki, ütlevad nagu mingi aitäh, et sa jagasid umbes seda ja siis sa mõtled mingi, mega, ma teen seda nüüd iga päev. Ja siis tuleb järgmine kutse ja siis saad mingi mingi okei, ma vastan homme sellele meilile. Aga kuidas sa nagu nii-öelda jõudsid selleni, et sa üldse läksid, ma ei tea, diagnoosima nagu ATH osas ise. Mu ema on mulle nagu põhimõtteliselt terve elu rääkinud, et kui ma olin väike, siis ma olin hästi nagu hüperaktiivne laps ja et nagu arstid ütlesid talle, et mul on ATH. Aga no ma ei võtnud seda kuidagi nagu mingi, et see on midagi, millel on üldse ravimid või mingi ravi või mis iganes. Ja siis ma nägin mingisugust YouTube'i videot, mis nagu põhimõtteliselt kirjeldas täpselt mind ja ma mäletan, ma nagu hakkasin nutma, sest ma olin nagu mingi appi, nagu ma ei ole hull, et mingid need asjad, millega mul nagu elus raske on, et see ei ole, et ma nagu ei kujuta ette seda või nagu ja siis ma sellel ajal veel see oli siuke Eestis vähemalt, et nagu täiskasvanutel ei ole ATH, siuke teema. Siis ma otsisin üles ühe psühhiaatri, kes rääkis ühes ETV sarjas, ma ei mäleta selle nime, aga nad nagu lahkasid erinevaid teemasid, seal oli ATH, seal oli mingi pornosõltuvus, mingid siuksed asjad. Ja siis tema rääkis sellest seal ja siis ma otsisin ta üles, läksin tema juurde ja the rest is history. Aga ühesõnaga ja siis igasugused testid olid seal ja. Aga sinu jaoks see nagu nii-öelda diagnoos andis sulle nagu nii-öelda mingisuguse rahu või mingisuguse selguse või? No ma ei tea, nagu ma teadsin niikuinii, et mul on saada. No see diagnoos otseselt ei andnud mulle midagi. Nagu et ma pigem olin nagu elevil, et kuidas ma saan nüüd nagu edasi. Või noh, võib-olla diagnoos andis selle, et nüüd ma nagu tean, kuidas ma saan nagu paremaks mingeid asju oma elus teha. Mis on olnud siuke nagu huvitav teekond. Ma ei tea, kas midagi on aidanud, aga jah. Aga mis on mingisugused, ma ei tea, tegevused, mis oledki nagu nii-öelda rakendanud, mis nagu nii-öelda toetavad sind? No rutiin on oluline, aga see nagu see võtab mingi väga väikse asja mul, et see nagu rutiin jälle kukub kõik kokku. Nagu seda peab, jah, seda rutiini peab hoidma ja kohe kui ma lähen nagu peole ja mul on 2 päeva, kus mul on pohmakas, siis jälle nagu on üliraske nagu saada tagasi sinna rutiini peale. Mingi spordi tegemine, nagu jooksmas käimine, siuksed asjad. Mis sulle aitab? No rutiin on tõesti kõige alus, et ma elan ikkagi natuke, minul on vist nüüd 2 aastat diagnoos olnud ja või 1,5 või midagi sellist. Ja ma elangi väga pensionäri elu, et ma nädalavahet, ma ei käi pidudel, et see, ma ei tarbi alkoholi ka väga minimaalselt, et suvel vist mingi 2 pokaali tegin, et ma tunnen, kuidas
ma muutun väga nagu nii-öelda kurvameelseks pohmakaga ja mul üldse suhe alkoholiga selles mõttes on nagu nii-öelda pigem ma olen seda kogu aeg nagu väärkasutanud ja et ma tunnen, et ma praegusel hetkel nagu nii-öelda ei taha seda, et ongi, et kui ma hoian seda rutiini, kus ma nädalavahetusel ka, et ma ärkan üles, käin trennis ära ja söön hästi, siis ma tunnen ennast nii palju paremini. Mul on ajus nagu nii-öelda, ma ütlen kogu ajus, aga et mul on peas tegelikult nagu nii-öelda tore olla. Ja et minu nagu eesmärk igapäevaselt ongi see, et mul oleks enda peas tore olla. Et nii ilusti öeldud. ja et ma olen nagu nii, me oleme terve aeg tegelikult ju iseendaga ja kui ma olen lihtsalt väga pikalt pihanud seda nagu nii-öelda aega, et siis praegu, et nagu et mind ajabki nagu naerma, mis ma teen, kui nagu rumal ma olen, kui nagu nii-öelda ongi goofy, mis mõtted mul on, et mulle meeldib väga nagu endaga koos olla, aga et see on nii nagu pika töö tulemus ka ja ikkagi nagu kui läheb rutiin kehvaks, ehk siis ma ei tea, uni kannatab, olen isegi liiga palju telefonis või eraldan ennast liiga palju, siis ma ikkagi muutun kurvameelseks. Ja meil praegusel hetkel see hooaeg ka, kus ma isegi ei mäleta, millal ma päikest nägin, et siis need kogu aeg on nii pime, siis see ka kindlasti nagu nii-öelda mõjutab, et ma näen väga palju vaeva sellega, et hoida ennast nagu kogu aeg positiivses tujus. Et see ei ole nagu nii-öelda peamine. Need kurvad mõtted nagu tulevad, aga sa... Jah, et ma hakkan ikka mõtlema nagu mingit, kui lamp, kõik on porine, kõik on nagu pime, mis ma teen, mis on elu mõte ja nagu ATH ju nagu nii, talle meeldib see nagu nii-öelda negatiivne rada ja ta läheb sinna esimesena. Ja kuna ma tean seda, siis ma olen mingi me ei lähe sinna. Et ma olen mingi, davai, ma pean Justin Bieberi peale, Smilersi peale, ma olen mingi ei, et love it, üli nice on, mul on kõik tegelikult elus hästi, miks ma peaksin hakkama üldse midagi kassima, et mingi ei, ma teen mingisuguse activity nagu. Mul on näidanud tegelikult, ma nüüd ei ole jälle mingi ülipikalt seda teinud, aga nagu mul oli see mingi 5-minute journal, ma ka kuidagi kogemata poes nägin ja ostsin selle ja ma täitsin seda ja see täiega aitas ka nagu, et kui sa paned hommikul nagu kirja, et mille üle sa tänulik oled, siis ma saangi aru mingi, oh my god, mul on enda korter nagu mingi täiesti lõpp, mingid sellised asjad nagu, mis unustad ära, aga tegelikult nagu või et see ka, et ma olen alati tahtnud teha seda, mida ma teen ja nüüd ma nagu saan seda teha iga päev, siis ma olen nagu wow. Aga me lähmegi nagu me esiteks sa ütlesid ka, et sa oled hästi enesekriitiline, et see tegelikult on nagu üks osa ATH-s ka, et me olemegi väga kriitilised enda osas ja et me tahame kogu aeg ka tegelikult rohkem ja rohkem ja mingi päev ma sõitsingi nagu nõustama ja ma nägin, kuidas prügikastist see üks vana daam nagu nosis nagu mõnuga, nii et ta oli terve nägu nagu must. Ja ma mõtlesin nagu ülikehva ilm on ja nagu mu hakkas nii kahju ja siis ma võtsin pagassist oma mingid smoothisid ja siis ma andsin need talle ja ta oli täiesti šokeeritud esiteks ja ta nagu kohe võttis need, hakkas neid ka nosima, siis ma ütlesin, et kui kaua ta ei ole esiteks süüa saanud. Ja siis ma lähen oma sinna sooja ruumi nõustama ja nagu pisarad vooled ja mõtled ka nagu mingi, me võtame kõik asju nii elementaarselt nagu. Et tahan kogu aeg rohkem, aga et need väiksed baasasjad, et me ei mõtle tegelikult nagu nendele, ainult siis, kui midagi on tuksis. Tervise peale ka siis nina on kinni, saad nagu mingi, kui on läbi nina hingat. Mul nüüd meenus ka, et kui ma seda täitsin seda päevikut, siis kogu aeg ma olin nagu, et aitäh, et mul on täna nagu, et mul on hea tervis. Kohe, kui sul nagu mingi nohuväsi täpselt, sa oled nagu mingi tee, mul oli 2 päeva tagasi nii hea, aga ma võtsin seda nii nagu iseenesest mõistatavana. Ja see on kõigest nohu, nagu inimestel on väga mingid suuremaid probleeme või nagu endalgi tegelikult vahepeal on ju mingid vigastused, asjad, üldse nagu tervisemured. Et siis nagu nii-öelda tundubki nagu nii lambine, et me nagu tahadki kogu aeg mingid, ma ei tea, mis nagu nii-öelda eduelamust või mingi suuri asju, aga et nagu õhtu lõpuks, et mina nagu nii-öelda iga õhtu, kui ma magama lähen siiamaani, mõtlen 3 asja peale, mille eest ma olen tänulik. Ja ma olen alati nagu esiteks perekonna tervis, et mina ja perekond, et meil on kõigil hea tervis ja et mul ongi nagu soe kodu, kus olla, et me saame mingi, ma ei tea, kraanist vett
juua, isegi siuksed asjad on tegelikult nagu nii-öelda väga toredad ja et ma saangi väga toredad. väga vahva. väga lahe on kraanist vett juua. aga et nagu, et me ei mõtle nende asjade peale ja me jäämegi mõtlema ainult selle peale, ma ei tea, Evertil on palju lahedamad mingid asjad ja nagu, et ta läheb elus paremini ja mingi, ma tahan ka mingit seda ja toda onja. aga et nagu need baasasjad tegelikult on olulised ja et noh, et ambitsioonikas, ma arvan, peab olema, aga et kuskilt tuleb vahepeal lihtsalt meenutada seda ka, et nagu meil on hästi ja meil on isegi, ma ei tea, kui me mõtleme riigiliselt nagu, et meil on siin suhteliselt turvaline praegusel hetkel nagu need olla. Et isegi see on nagu, ei ole tegelikult iseenesest mõistetav tänapäeval on ja palju mille üle on nagu tänulik olla. Ja noh, hommikuse nii-öelda asi tegelikult on väga hea, et väga paljud nagu nii-öelda inimesed, kes tegelevad üldse vaimse tervisega ja nagu healinguga, siis nemad nagu nii-öelda toovad ka välja selle, et nagu hommiku nagu häälestus on kõige olulisem. Et sellega sa tegelikult nagu lood selle fooni terveks päevaks ja sellepärast mul on hommikurutiin on nagu kõige olulisem asi üldse. Milleks on mu fucking lemmikkohvi nagu lemmiktassist, iga päev sama, kogu aeg voodis, mõtlen nagu mingi love it. Milline see hommikurutiin on siis? Ongi, et ma teen alati, nagu ma teen silmad lahti, ma lähen teen kohe omale kohvi. Ja sa lähed voodist tagasi? Jah. Okay. ja ma joon seda nagu mingi, mul on nagu põhimõtteliselt nagu kaus, kus ma seda joon. Ja siis ma panen nagu vaikselt muusika põksuma ja ma mõtlengi nagu nii-öelda et ma lähen siis, et mis mu nagu nii-öelda päev toob, et mis ma nagu nii-öelda tegema pean, aga ma ärkan alati nagu 2 tundi varem, kui ma kuskile minema pean, et ma ei jõuaks päriselt ärgata, sest mul ei, noh, mul on ka nagu nii-öelda ärevus, ehk siis ma ei taha endale tekitada seda kunagi juurde. Kui ma tean, et ma näiteks hilinen, siis ma hilinen, ma joon oma kohvi lõpuni ja ma teen oma nagu, seal ei ole enam vahet, kas ma jõuan kohale 3 minti nagu nii-öelda et ma hilinen aga 3 minti hiljem ja olen seal nagu mingi või siis ma jõuan 3 minti nagu nii-öelda veel hiljem. Ma ei saanud, kas see isegi oli loogiline? Ma korra tõmbasin lühisesse, aga ma sain aru, et nagu nii-öelda varem või siis nagu nii-öelda hiljem, aga et ma olen ülirahulik, ma olen saanud oma asjad ära teha ja ma mõtlen selle peale, et nagu ma ei hakka liikluses hullu panema, nagu ma ei tekita iseendale seda ärevust juurde. Et ma nagu nii-öelda väga tugevalt nagu nii-öelda olen kogu aeg sisekõnes ja kogu aeg ka tegelikult analüüsin ennast, et kus see tuleb ja kas see on päris või see on lihtsalt nagu mingid mõtted, mis nagu nii-öelda tahavad mind nagu nii-öelda mõjutada. Et selles osas nagu, et minu rutiin ongi nagu igapäevaselt füüsiline aktiivsus ja mis ma teen alati peale nagu nii-öelda ärkamist ära ja hea toit, mis ongi nagu nii-öelda vitamiinidega, et kuna ma ei suuda vitamiine võtta endiselt, et ma mingi 3 päeva võtan ja siis ma jälle 2 nädalat ei võta. Nagu unustad ära, jah? Nagu jah, mul on mingi trots või see ei ole ka tegelikult trots, ma lihtsalt vaatan neid ja ma ei võta. Et see on täpselt see nagu nii-öelda, miks ma mõtlesin. Kas on veits mingi viitsimise asi, et ma ei viitsi jälle nagu... Ma ei tea, ma lihtsalt... Sul ei ole nagu seda pill mingi boksi, et iga päeva kohta on see? On. Nagu ma ostsin selle ka, ma sain selle tühjaks, täitsin uuesti ära. Nüüd ma ei taha enam võtta. Et need on ka need põhjused, miks ma vahepeal hakkan rohtu võtma. Et nagu see motivatsioon on 0 midagi teha ja ilma motivatsioonita me ei tee midagi. Ja ma ju tean, et need vitamiinid teevad mulle väga palju head. Eriti ATH ajule on vaja nagu omega-3 nii-öelda rasvhappeid kõvasti juurde võtta, pluss magneesiumit võiks võtta 2 korda päevas suisa. Ma tean neid asju, miks ma ei tee ja see jääb mind nii närvi. Et miks ma lihtsalt ei tee vahepeal, et ma olen täiskasvanud inimene. Või siis ongi see, et mul on kogu aeg see mingi võitlus enda sees, et miks ma ei suuda teha. Mul on praegu ka see, et ma nagu mõtlen, et võib-olla ma peaks nagu leidma mingi assistendi, kes nagu vastab mu mingitele kirjadele, sest et nagu see on ka mingi ATH teema, aga lihtsalt nagu seda on kõike nii palju, mul on mingid isiklikud sõnumid, peresõnumid, sõbrad, siis on veel mingid tööalased, mingid meilid, nagu ühesõnaga ma olen mõelnud ka nagu leida kellega, kes meid selle poolega aitab. Ja siis ma mõtlen, iga kord, kui ma hakkan otsima seda, siis ma mõtlen, et aga ma olen täiskasvanud inimene, nagu mingi, ma pean suutma ju teha neid asju nagu. Ja noh, mina ei saa vahepeal arveid makstud. Sama. Ja see ongi nagu piinlik on rääk. Maksehäire.ee.
ja ma mõtlen mingi, mul on see raha kontol. Miks ma ei tee seda? Või et isegi vahepeal ma vaatan, et ma ei tea, mul on neid, nii on näide, mul on Navaneedi see ots on vannitoas ühes nurgas. See on olnud seal pool aastat. Ma tean, et see on seal, mul tuleb isegi praegu see meelde, et see on seal. Miks ma seda üles ei võta? Oota, nii et sul on Navaneed nagu üks ots on kadunud. Jah, ja see on nagu nii-öelda seal vannitoa nurgas. Kas sa ära ei tule või? Ei, nagu mul on nüüd, ma võin teise Navaneedi lihtsalt. Mitte, et ma võtaks selle sealt ära. Ma vaatasin ära, olemas, probleem on lahendatud ja ma tean, et see on seal, see on nagu ma iga päev mõtlen selle peale, iga päev, kui ma olen vannitoas, mitu korda päevas. Miks ma ei võta seda ülesse? Ja ma tean, et ühel päeval nüüd ma võtan selle ja ma tunnen, kuidas ma olen teinud ära nii suure asja. Et sul on kogu aeg siuke nagu kivi on seljal, et see Navaneedi ots, kurat, võtaks. Seda erib mu elu. Ega ma saan täiesti aru sellest, nagu mingid väiksed asjad, mis lihtsalt nagu, miks ma lihtsalt ära ei tee. Aga kui ma ühe asja juba teen, siis ma olen nagu, ma võin seda teise asjaga teha, siis see on nagu mingi sugune... lumepallikene, mis hakkab veerema ja siis ma olen full sügav puhastus on kodus. Lähen koristan autoga ära ja siis sealt umbes mingi, ma ei tea, sõidan maal, olen valmis seal hakkama midagi uut maja ehitama. Et see on nagu... Mul on praegu just ka see periood, kus mul on nii raske mingeid väikseid asju teha ja ette võtta. No, mul on ID-kaart, mul on 6 aastat läbi see. What? 6 aastat ja ma ei saa seda tehtud. Mul on isegi pandud, nagu ma mitu korda pannud aja, et ma lähen tegema ja nagu, see ongi, et ma ei oska seda kirjeldada, sest see ongi ATH, aga et ma lihtsalt mingi nagu sein on ees ja ma ei saa seda tegevust teha nagu. Ja nüüd mul hakkab lihtsalt passiga läbi saama, et siis ma pean nagu seda tegema. Mul on võib-olla veits teistpidi, et nagu mul on mingid suuremaid asju vaja teha ja siis ma leian kõik need väiksed asjad, mida mul nüüd vaja on hakata tegema, siis ma tegelikult mul on ID-kaarti vaja teha, kuigi mul ei ole kohe vaja seda teha või mingid... Et see saab juba 4 aasta pärast läbi, ma tegin kiirelt uue. Ja, mis on nagu vahepeal hea, siis nagu kodu saab korda järsku ja ma mingi... Just siis, kui mul on vaja mingi suur asi ära teha, siis ma mingi, vau, teeme nüüd kodu korda. Ma tegin oma juhiload niimoodi ära, mul oli mingi suur mingi... Aga nüüd on juhiload. Aga see on nagu nendest asjadest on minu meelest väga nagu tavainimesele ütleks, on nagu keeruline rääkida, seepärast, et ma tunnen ennast halvasti ka, sest ma tean, et ta ei mõista mind. Et see on sama, et nagu, ma ei tea, et rääkida mingisugusest nagu minu jaoks nii tavalisest asjast, mis me igapäevaselt teeme, mis ongi tegelikult kirjade vastamine või nagu, mul on räme teema helistamisega. Et ma lähen nii pahaseks, kui nagu, et mulle võib kõik konkreetselt nagu mingi, ma ei tea, 4 inimest helistada, nii et ma võtan vastu, olen nagu mingi tšuu. Ülejäänud kõik ma lihtsalt mingi, et ma olen nagu, ma olen täiesti endast väljas, nagu, et ma olen nii vihane. Oota, et sa oled vihane, et sulle helistatakse? Jaa, et nagu, see on kuidagi nii ründav minu jaoks. Okei, aga sul ei ole seda nagu mingit hirmu nagu kõneda ees või midagi? Ei, et ma võin nagu, see peab olema lihtsalt minu jaoks väga nagu, et ma olen selles kohas. Et ma olen valmis teloga rääkima. Ja nagu, ja see on nii piinlik, sest et mul on öeldud ka nagu mingi, et sa oled täiskasib inimene nagu, et kasva suureks, et räägi lihtsalt telefoniga, võta lihtsalt vastu. Ja ma mingi, et ma võtan vastu ja sa saad vastu selle, et ma mingi, mida? Ma ei tea, ma lihtsalt ei võta vastu telefoni, siis nagu kirjuta mulle, kui on kiire või midagi. Ma ei tea, Sest mina eelistan ka seal, ma vahepeal lihtsalt vaatan ja ma naeran, ma mingi, et sa siiralt arvad, et ma vastan või. Et nagu mingi crazy. Aga sa tunned ikka seda nagu survet, et sa pead vastama või? Või sul on nagu mingid sõbrad, kes saavad pahaseks, et sa ei vasta? Paar tükki on. Ja kes ongi nagu öelnud midagi selle kohta ja see tõmbab mu veel rohkem käima niimoodi, et ma nüüd nimme ei vasta nagu. Ja mul on ka paar inimest nagu, et nad ikka ei ole aru saanud, et nagu ma ei ole hea sõnumite vastaja või nagu, et võtavad nagu isiklikult seda. Aga see ei ole kunagi nagu midagi isiklikku. Jah, pluss ongi keeruline nagu mitte isiklikult võtta, ma mõtlen, kui mina ei vasta, siis minu meelest see on ülinormaalne. Me oleme täiskasvanud inimesed, meil on elu. Ja. Kui keegi mulle ei vasta, siis ma olen mingi...
no ja siis ma olen kohe mingi, kas ma tegin midagi halvasti, huvitav, ma ütlesin midagi nagu. Ja, mingi, minu põhiteema on see, ta ei austa mind. Kui seda välja ütled, siis mingi nii viinik. Aga, ja ma võin ka oma peas kerida nagu enda jaoks nii rämeda asja nagu, et ta ei austa mind, ta ei hinda minu aega, ta ei hinda mind inimesena, et nagu ma olen nii normaalne, miks ta teeb mulle nii? Ja siis, kui ta vastab... Sul on nagu hea ene sinna, aga vaata, ma olen kohe nagu mingi, et mina tegin midagi valesti. Aga mina üks päev nagu nii-öelda mõtlesin välja ka, kus nagu see telefoni asi tuleb, on see, et mul on mitu nagu nii-öelda okei, see on nagu kindlasti ärevus ja see on nagu see isiklik ruum ja kõik see, et ma peabki, ma olen väga nagu tundlik kõige osas, aga et 2 surmateadet on tulnud mul läbi telefoni. Ehk siis, kui mu näiteks pere helistab, ma olen kohe mingi, kes ära suri ja mul on õde ka siuke nagu mingi, umbes mingi, et nagu normaalne on, et kõik on hästi või tahad umbes mingi, emme loll, tahan Triinile öelda, onja. Et nagu, et täiesti mingi, et see tuleb kuskilt teises kohast, et ma kardan alati, et telefonikõne on nagu halb, et see tahab mulle midagi nagu sealt kehvasti, et on seal, siis ma eelistan, ma ei võta vastu. Siis ma olengi mingi tavai kirjuta, siis ma jõuan nagu nii-öelda panna plaani paika. Nagu. Mul on ka ikka, kui mingi tundmatu number, ma kohe mõtlen, et see on midagi halba või midagi ja ma nagu alati ka kirjutan nagu mingi, et kes helistab või midagi. Ma olen just hästi nagu ainsad numbrid, mida võtan kohe vastu, on tundmatud, sellepärast äkki see mingi lahe kuller. Ja ta toob mulle midagi, aga kui mul... Võib-olla see on mingi scam call, mis on nii advanced, et sa lihtsalt nagu mõtled küll, et sa nagu ei lange nende ohvriks ja siis sa nagu langed. Aga kui me tuleme tagasi nii-öelda tõsiste teemade juurde, ja sa ütlesid ka, et ATH ja depressioon, nad käivad päris tihti nii-öelda käsikäes ka, et mina kindlasti nagu sain enne teada nagu nii-öelda depressioonist kui ATH-st. Et kuidas sina nagu nii-öelda oled sellega nagu nii-öelda, kuidas sa oled enda jaoks nagu lahti mõtestanud, et kas sa tead, kus sul tuleb nagu näiteks depressioon või nagu, et mis põhjustel sa oled jõudnud sinna? Ja nagu ma olen mõelnud selle peale, et hästi tihti depressioon võib-olla on seotud nende ATH mingi tagajärgedega, et nagu midagi on tegemata ja mingid 100 deadline'i ja siis mu mingid sõbrad ja pere on mu peale vihased, et ma olen kuskil ära kadunud ja siis nagu mingid, nagu need suhted nagu lappavad ja siis nagu see alateadvuslikult ka nagu mõjutab nagu mingid heaolu või ma ei tea. Ikka kui mingi ei ole emaga rääkinud pikalt või midagi, siis nagu tunned halvamini ennast. Aga jah, nii et tihti need depressiivsed mõtted on seotud võib-olla ATH-ga, aga nagu mitte alati, see on veider ja ma ei tea. Et võib-olla ma lihtsalt nagu proovin kinnitust leida sellele, et see on nagu ATH pärast, aga nagu tegelikult vahepeal ei saagi aru, millest see tuleneb. Aga nagu ma tean, et hästi tihti, me rääkisime alkoholist, et hästi tihti see ongi see, et ma olen nagu pidutsenud, ma ei tea, terve suve ja siis nagu aina nagu progressiivsemad halvemaks läheb. Aga hästi tihti nagu peale nagu mingi pidutsemist ma tunnen, et vaimne tervis läheb alla poole. Alkohol on depressant, et ma ise nagu nii-öelda tundsin ka seda ja miks ma nagu, see tuli mul täiesti lambist, et ma nagu praegusel hetkel ei joo. Et ma olen teinud kaineid aastaid ja ma olen seda vahet nagu tundnud väga tugevalt ja et praegu, ma ei ütle sellega, et ma ei joo enam mitte kunagi või nagu, ma joon siis, kui ma tahan, aga et praegusel hetkel on lihtsalt see, et ma ei taha, aga et see ei ole mul mingisugune nagu nii-öelda statement. Aga see ongi lihtsalt annab nii palju tunda, et kui sa käid kainena peol ära, siis sul on järgmine päev ikka norm olla. Aga nagu depressiooni puhul ma jõin väga palju ja ma suitsetasin üldse nagu nii-öelda peale ka, et moodsalt öeldes. Aga et tegin väga palju koonat. Muid aineid ei. Ma tegin kõike nagu selles mõttes, et ma tahtsin väga nagu, ma olen sellest nagu nii-öelda rääkinud ka, et mulle meeldis väga kokaiin, et see mu iga pidu oli ainult see, et kus ma saan. Nüüd, kui ma sain ka ATH diagnoosi, siis see on väga loogiline nagu,
et nagu aju otsibki seda dopamiini ja sealt tuleb seda nii palju ja nagu mul ei saanud kunagi ka küll, mul ei saanud ka alkoholist kunagi küll. Et minu nagu nii-öelda see probleem, mis mulle nagu enda juures ei meeldigi, on see, et minu tassike ei saa täis. Et mul ei ole seda nagu mingi, mekutame. Ma olen nagu mingi tõmbame, ma ei tea, poolese viina alla, jehu nagu ja siis see on soojenduseks on ja. Ja mul on ka ikka, et kui ma ikka jooma hakkan, siis nagu ikka korralikult. Nagu see on siuke mentalitiga, et mis ma siin ikka hakkan nagu. Ja, et mis ma siin mekutan neid kaloreid. Ma olen lihtsalt mingi... Kohe viin välja. Ja siis see on nii huvitav, ma sellest terapeutidest rääkides, ma proovisin ühte terapeuti, kes on nagu elab Mehhikos, ta kunagi nagu oli Eestis. Aga mu ema või mu sõbranna ema soovitas teda ja siis me rääkisime ka ja ma ütlesin talle, et ma vahepeal tunnen nagu, et äkki ma olen nagu alkohoolik või midagi nagu, et kui ma hakkan jooma, siis nagu ma ei suuda lõpetada või nagu siuke. Siis ta ütles mulle, et võib-olla see on nii, aga et võib-olla sa lihtsalt olid nagu eelmises elus joodik. Ja siis, aga me saame selle kordada ja siis ma enam ma oma juurde ei läinud. Aga nagu, mida ma selle vastu oleks, aga ma arvan, et kõik, ühesõnaga, kes oli siuke naljakas. No minul väga tihti olid need perioodid, kus ma hakkasin sõbrannadelt küsima, kas sa arvad, et mul on alkoholiga probleemid nagu. Ja mul õde tegelikult nagu ütles, tema ütles ise mulle seda, aga et kõik teised olid mingid, no et ei, et okei, mul kaotus nagu mälu ära ja ma jõin alati ennast nagu pildituks. Või siis oli see, et kui ma tegin väga palju trenni, siis ma lihtsalt jäin magama nagu. Et ma lihtsalt kustusin ära, siis ma ei nii väsinud. Et siis ja ma tegin kogu aeg mingit teste internetis salaja nagu, et kas ma olen alkohoolik ja kuna mul peres ikkagi on suht tugevalt alkoholism sees, siis tundus minu jaoks nii loogiline nagu. Ja siis ma olin jälle see äärmuslane, mingi tavai, ma ei joo nagu, et nüüd toob see kaine aasta. Ma ei tegelenud kunagi selle nagu nii-öelda põhjusega, et miks ma tegelikult joon ja see nagu joomine ongi minu jaoks väga tugevalt valu ja probleemide matmine. Et ma ei olnud rahul iseendaga, ma ei olnud rahul oma välimusega, nagu sellega, kes ma üldse nagu nii-öelda inimesena olin, mis elu ma elasin, et ma kogu aeg nagu peitsin seda üldse ka nagu seda kurbust ja üksildust, mis ma tundsin, peitsin selle alla, et mingi davai, lähme peole ja sealt tõmbad nagu nii-öelda nii lõbus on ja järgmine pohmakapäevad ka mingi ja siis terve nädal oled nagu mingi fuck my life. Et nagu ja see kestabki niimoodi ja samal ajal käin trennis ja pusin ja et jälle nagu mingi, et ma ei saa endast aru, kes ma siis nagu olen, kas ma tahan nagu mingi pidu panna või ma tahan nagu nii-öelda olla lahe. Mis mu identiteet on seda? Nagu et see nagu jälle äärmused on ja. No sama mul on ka see, et ma tunnen, et ma ei taha juua ja siis ma nagu olen samamoodi, olen kodus ja nagu mingi teen trenni ja ei joo ja siis ma mõtlen, et peaga ma olen ju nagu nii noor veel, ma nagu pean ju nagu mingi pidutsama või nagu, et mul tuleb nagu see FOMO, et ma nagu raiskan mingit nagu elamust, mis ma võib-olla ei saaks ilma selleta, et ma olen nendes keskkondades. See on minu suurim mure ka alati olnud, et ma olen noor inimene. Ja siis ma jälle käin väljas mõned korrad, ma olen nagu, tegelikult see on nii fun, nagu, et ma saan küll hakkama ja siis on jälle nagu mingi crash, kus ma nagu mingi nutan nädal aega järjest ja mingi, see on nagu, ma tunnen ennast väga ära. Ja sellega, õnneks mina olen veits vanem ka, et ma ei viitsi tõesti enam nagu tegeleda. Plus ma tunnen nagu, et ma olen tänaseks päevaks, ma olen endast nagu nii kindel, et ma ei pea teiste pärast jooma, et neil mugav oleks. Ja mul ei ole probleemi kodus olla office'it vaadata. Et minu jaoks ei ole see, et ma ootan nädalavahetust, et nüüd nagu ma ootan võib-olla nädalavahetust, et nagu inimesed, kes käivad tavatööl saavad minuga rohkem koos aega veeta, aga et nagu nädalavahetusel ma käin samamoodi trennis, ma nagu nii-öelda võib-olla, ma ei tea, käin väljas söömas mingi šašlõkki kuskil sõbrannadega olen jehu on ja, aga et nagu, et sellel ei ole enam seda, et ma ei ela mingite pidude nimel, mis oli kunagi mul. Et ja pluss ongi, et ma tean nagu, mida ma pakun ja kes ma nagu olen, et mul ei ole ma ei taha enam nagu mingisugust rolli etendada või siis ennast nagu nii-öelda peita või oma tunde ikka peita. Kui ma olen kurb, siis ma tegelen sellega. Et aga iseenda leidmine või nagu nii-öelda see kõik on nagu väga suur töö ka. Vahepeal nagu ei tea, kust alustada ka, et nagu et oled kurb, aga nagu Aga siit võtamegi selle laheda, põletava teema.
et kuidas üldse nagu nii-öelda sina oled ennast nagu nii-öelda leidnud ja selle julguse nagu, et kuidas üldse olla nagu nii-öelda Eesti, kes on nagu kõige kriitilisem rahvas maamunal, et olla nagu nii-öelda full sina. Kuidas ma nagu homo julgen? Kuidas julged Eestis homo olla? Ei, nagu kunagi ei tundnud, et ma pean kuidagi nagu mingi välja tulema, nii ma räägin sellest, aga nagu ma väike olin, siis koolis alati ma olin tüdrukutega, nagu alati kõik mu sõbrad olid tüdrukud, et ma kutsuti nagu mingi naiste meheks, see oli alati see, aga kõik teised teadsid enne mind põhimõtteliselt. Ja ma ei tea, kuidagi ma hakkasin nagu, kõik küsisid mult, kas ma olen gei ja ma ei nagu, mida see üldse tähendab, ma ei nii väike, vaata. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, ma ei nagu äkki ma tõesti olen gei, mida see üldse nagu, siis ma mäletan, ma rääkisin ühele tüdrukule enda koolis nagu seda, et ma võib-olla olen gei, nagu ta oli üks suurem tüdruk. Siis ta rääkis enda klassivendadele, kes nagu ütlesid mulle seal kooli mingi koridoride peal nagu mingi gei ja mingi niimoodi. Ja siis ma nutsin ühe korra koolivetsu, siis ma olin nagu mingi kurat võtaksengi. mul on suva sellest. Siis ma hakkasin neile nagu vastu ütlema. Ja. Nagu mingi, ma ei tea, tahad mind või midagi umbes niimoodi. Ja siis neil läks kiirelt piinlikuks olukord. Et ma ei tea, kuidagi see nagu see oli kuidagi hästi suur asi, et nüüd mingi kõik teavad ja niimoodi, aga ma olin nii väike, et see oli võib-olla nagu hea, et see plaaster oli nagu ära tõmmatud. Ma sain aru, et see ei ole väga midagi hullu. Või nagu, ja mul on naljakas rääkida, aga ma tean, et paljud inimeste jaoks on väga raske teema ja nagu raske välja tulla ja niimoodi. Et ma ei tea, see kuidagi nagu juhtus mu eest, aga nagu nagu ma olen nagu mõnes mõttes tänulik sellele, et see nagu ma pidin võib-olla tegelema sellega nagu kiiremini ja siuksel ajal, mis oli nagu lihtsam mulle võib-olla, et võib-olla kui ma oleks nagu kauem seda saladust enda sees nagu suuremaks teinud, siis oleks võib-olla nagu raskem olnud. Aga ma ei tea, mul ei ole kunagi nagu mingi suurepärane suhe enda vanematega ka olnud, nii et mul oli alati veits nagu suva, mida nad arvasid, nii et ma olingi nagu mingi mul on pohi, mida nad arvavad nagu nii et see võib-olla sellepärast oli ka nagu lihtsam. Aga okei, see tegelikult olekski olnud mu nii-öelda järgmine huvipunkt, et nagu, et mis perekond nii-öelda sellest arvas. Et see kuidagi tundub nagu nii-öelda alati inimeste jaoks nagu hästi oluline, et kui mu, ma ei tea, ema ütleb must lahti. No ma kohe ei rääkinud muidugi neile, aga mu sugulane sai teada sellest kogemata, nagu ma jätsin oma Facebooki lahti arvutis, siis mul oli mingi poisiga seal vestlus, siis ta oli mingi, ma lugesin su chati ja ma kohe teadsin, millest ta räägib. Ta oli mingi, no tegelikult vanaema oli ka seal kõrval, mingi okei. Ja siis ühesõnaga tuligi välja, et oli tegelikult vanaemale ka rääkinud. Siis vanaema oli mingi, no tead, et su isa oli ka nagu teistsugune, kui ta noor oli, ma olin nagu mingi okei, selge. Ja siis ma olin hästi siuke paha laps ka, ma nagu mingi ei käinud koolis vahepeal ja mingi jooksin kodust ära ja mingi olin oma sõbrannade juures. Sest et lihtsalt mu kodus ei olnud nagu kõige ideaalsem situatsioon, siis ma olin hästi palju mingi sõbrannade juures, koolis ei olnud nagu kõige parem ja mingi, ühesõnaga, siis mu isa ükskord helistas mulle, et sa võid karuga olla, mul on suva, sa võid karuga olla, aga sa pead koolis ikka käima. Siis ma sain aru, et okei, nii vana ma rääkinud talle. Ta nagu kaudselt ütles mulle põhimõtteliselt, et nojah. Ja siis ei ole ka otseselt isaga nagu sellest peale seda rääkinud, aga mu isal kuidagi ei olnud probleemi kunagi sellega. Meil oli just hiljuti nagu peres väike situatsioon, kus nagu siuke väike situatsioon, kus ma tundsin nagu natukene mingit hostilityt enda suunas selle osas, et ma olen gei, nagu mitte mu isa, kellegi niisuguse kaugem perekond. Ja siis see ka kuidagi mõjus mulle nagu veidralt, sest mul kunagi ei ole endal sellega probleemi olnud. Ja siis järsku mingisugune pereüritusel keegi nagu mu mingi pereliige ütleb midagi ja ma tunnen ennast nagu mingi väike poiss, kes nagu
see oli nii nagu huvitav ja mul oli täiesti nagu mingi breakdown ja ma nutsin, ma ei nuta põhimõtteliselt kunagi, ma olin mingi appi nii veider nagu mingi, mul on alati olnud fine sellega ja nüüd see kuidagi mõjutab mind. Igal juhul siis mu isa oli ka nagu mingi, mul ei ole kunagi probleemi olnud sellega ja mingi, et nad on mingi, jah, see oli nagu tore temast. Aga ja emaga ka kuidagi ma karjusin talle selle välja nagu mingi tüli käigus. Ja siis ta oli ka nagu mingi, ma olen alati teadnud ja mingi, ma olen siin kasvatanud, aga nagu, et ta mure oli see, mida nagu mu vanaema sellest arvab, et nagu jah. Aga ma ei tea, mu ema ikkagi just, mul on tunne, et ta nagu, see häirib teda võib-olla vahepeal, et ta nagu kogu aeg räägib, kuidas tal on sellega okei, aga mida teised räägivad, aga ma nagu läbi selle jutu saan aru, et tegelikult see häirib natukene teda ka. Ma ei oska seda seletada. Minu jaoks on alati olnud sellised nagu arusaamatu nagu üldse nagu narrimised või nagu asjad, et kuidas kellegi teisel saab olla sellega probleem, et kuidas see tegelikult mind mõjutab nagu. Või ka üldse see, et võib-olla et kui samamoodi, et ma ei tea, kooli koridoris keegi narrib siis peda, siis ma olen nagu mingi, et mulle karjuti umbes mingi paks, ma mingi et nagu minu peas lihtsalt ongi nagu mingi, ma ei saa aru, et nagu et miks me nagu teeme seda või nagu mis see muudab või nagu nii-öelda, kuidas see üldse saab kedagi teist nagu nii-öelda häirida, onju. Et see ei puuduta mitte kedagi teist, onju. Et kui ma olen nagu hea inimene, siis nagu mis seal vahet on. Et selles mõttes on nagu, aga ma arvan, et mind võib-olla on kasvatatud ka nagu nii, et emme viis meid palju reisima ja nagu ma nägin väga erinevaid inimesi ja erinevaid kultuure, siis ma ei olegi võib-olla nagu nii halvustav või ma ei tea. Lihtsalt lapsed ongi nagu suht brutal selles mõttes, et nagu see võib-olla ongi mingi laste teema, ma ei tea. Ma käisin just Playboxil ühes koolis nagu Playboxi žüriis olin. Siis üks väike tüdruk tegi ka muga pilti ja ta oli mingi nagu väike fänn. Ja siis ta oli nagu vaikselt ütles mulle, et ära kunagi nagu nabapluuse kanna, sa näed temaga pede välja. Aitäh sulle. Aga nagu ma tundsin, et ma meeldin talle. Väiksed lapsed on brutal, ma räägin. Mu õelaps küsis mu käest, et või ütles, et tädi Liisu ei söö sellepärast, ei luba meil suhkrut süüa, et ta oli paks. Ma olen nagu mingi sa oled fucking 6 aastat, sa ei näinud mu tippetke. Aga nagu ma ei saa seal mitte kuidagi solvanguna võtta, sest ta on uued väikse armsa näoga ja nagu tema maailmas see ongi nii, onja. Aga et ma arvan, et üldse nagu nii-öelda et mul on hea meel selle kuigi nagu jälle ma mõtlen, et mis sa vahetad, kas mul on hea meel või mitte, aga et sul on nagu nii-öelda meeldiv kogemus olnud nagu selles osas ja või minu jaoks võib-olla ongi nagu nii-öelda kõige suurem nagu elu õppetund see, et või märkamine või teadvustamine, et kõige olulisem on suhe iseendaga. Ja et kui ma saangi olla päris mina, see on nagu kõige suurem õnnistus üldse ja et ma olen aktsepteeritud endana. Ehk siis nagu nii-öelda, et kõigepealt see, et ma olen nagu enda poolt aktsepteeritud ja siis see, et teised aktsepteerivad mind täpselt samamoodi on ja et ma saangi olla siuke nagu ja minu meelest nagu sinu puhul ongi, et ma olen nagu mõelnud selle peale või täna hommikul nagu mõtlesin ka. Ma olen selle pikalt mõelnud. Täna hommikul. Et sinu nagu nii-öelda videod ja üldse nagu nii-öelda et minu nagu nii-öelda 30 pluss nii-öelda meesterahvad ütlevad ka mingi, et Everpom on naljakas nagu. Et nagu keegi ei ole öelnud mitte ühtegi nagu nii-öelda negatiivset asja või keegi ei too isegi välja seda nagu umbes või nagu ei ole mitte mingisugune küsimus, ei ole kunagi vestlus on nagu. Istot tead, 100%. Ei? See Chris Kärner. Ühesõnaga, see stream, ühesõnaga. Tead. Et Evert on pedarest, aga vähemalt on naljakas. Ühesõnaga, see jutuga meenus see. Nii tuksis, aga nagu ma veits nagu mõtlengi, et ühesõnaga. Et nagu, et nagu, et
et minu see nagu nii-öelda mõte oli ilus tegelikult. Minu mõte oli ka ilus, ma olin pigem nagu, ma võtsin seda kui kompliment. aga jah. Mis on sinu nagu nii-öelda 2026 aasta mingisugused eesmärgikesed, need ei pea olema suured elu muutvad asjad või mingid tegevused või eesmärgid, mis sa tahad saavutada või mis sa tahad enda jaoks ära teha? No üks asi, mis ma väga tahan teha, on, ma tahan surfamist õppida. See on esimene asi, mis praegu tuli. Et ja ma tahan minna kuhugi sooja kohta ja õppida lõpuks nagu surfama. See on siuke nagu eesmärk, mis mul on. Ja aga jah, nagu rohkem võib-olla tegeleda enda kallal, aga see on nagu suur mingi asi. Tahan tegeleda enda kallal järgmine aasta. Aga ma ei tea, kui ma mõtlen praegu võib-olla tahan nagu, et mu suhted mu elus oleks paremad. Ja nii nagu sõpradega kui perega, kui nagu mingi romantiline pool. Ja. Mul on sulle kingitus ka ju. Ja see on minu meelest veel väga lahe. Okay, let me be the judge of that. Sa võid vaadata seda, see on Ultimate Beauty poolt. Davai. Mul on alati kingitustega seal mingi. Ja ärevus mingi, ma pean nüüd nagu nii-öelda tegema üle. Okei, seal ei ole nagu, lootsin, seal on Anu Saagime pilt peal. Aga ongi. Ongi Anu Saagime pilt. Kuna sa ütlesid, et sa oled diiva glamuuritar, siis see on kollageen. Nice. See mulle meeldib. Beauty eliksiir hoopis. Nii et aitäh sulle tulemast ja meie siis näeme palil. Ja näeme surfama. 2 töötud. Davai, tšau, näeme palil. Head aega kõigile. Head aastat.